Hei, mina olen Ants Uustalu ja kokka koos minuga igal teisipäeval kell 12.15 Tre raadios ning kuule kordust pühapäeval kell 13.00. Kokka koos Antsuga saade on käimas ja nüüd kõik Facebooki laivi vaatama, sellepärast et juba lusikad kõlisevad, Ants on valmis. Kohe lähen ise ka laua taha, nii et Facebooki nüüd, Facebook live seal käib ja hakkame midagi süüa tegema. Jaa, me tegime söögi valmis juba, nüüd ma lihtsalt räägin, kuidas seda tehakse ja Ott tule maitse ja ma tahaks natukene sulle rääkida asju, kuidas üldse võiks talvele vastu minna ja mida siis võiks talvel süüa. Mis arvad, mis need 3 tükki siin on meil? Siin on nüüd leib, eks ole. Ja. See on, op. Nii, see on röstitud leib. See on röstitud leib ja siin all on siis meil Frank Rutteri seaturjarasv, muideks. Seaturjarasv. Ja seda rasva me teeme ise siis ja me teeme seda niimoodi, et me sulatame siis hästi madala temperatuuril turjarasvas. Turjarasv on parem sellepärast, et kõhurasvad on hästi palju vett sees, ta ei sula hästi. Ja hästi madala temperatuuril sulatame, paneme sinna natukene rosmariini, soola ja küüslauku. Ja see on nagu väga mõnus selline talvesnäkk. Talvel natuke ikka võiks inimene tugevamalt toituda, sest tõues läheb külmaks. Täna juba on päris paha ilm, ausalt lühikesed püksid peab juba kappi panema. Ja see on väga mõnus, seda võid sa vahepeal võtta siit. Juba võin või? Ja siis mulle väga meeldib ka sellised vinnutatud asjad. See on nüüd vinnutatud veiseliha. See on vinnutatud veiseliha ja seda me siis vinnutame niimoodi, et me paneme selle kappi 69 kraadi, paneme maitseainet peale ja vinnutame rohuma veise ära lihtsalt. See on isegi mingisugune pähklitükk. Kuidas käib vinnutamine? See on niimoodi, et võtad liha ja siis lõikad selle liha võimalikult õhuseks, nii õhuseks, kui sa vähegi suudad lõigata. Siis maitsestad ära, paned sinna õli, erinevad maitseainet, siis panime natukene seda kimsit peale ja siis paneme 69 kraadiga ahju umbes. Mitte 70-ga? Mitte 70, 69, jah. 70-ga, siis on veel tanniks, nagu sulle meeldib. Aha. Ja siis on nii, et 6-7 tunni pärast on see valmis ja väga mõnus näks proovime süüa ka seda, mis on ikka. Millega seda süüakse siis? Mis kõrvale hea juua oleks või midagi? No selle joogiga vaata ise, mis sul sealt kraanist tuleb. Kraanist ainult või? Või siis baarikapist? Võib ka baarikapist võtta, kui see kraanist enam ei tule midagi. Kaua see valmis saab? 6-7 tundi. See on kõik? Jah. Eriti. No see on nagu... Hästi mõnus enne. Seda annab nagu süüa ka. Vabandust raadiokuulajad seda mätsutamist kuulama peab. Ise nagu vihkan seda täiega või söömishääli ma nagu vihkan. Aga peab sööma. Et poest... No koka saada ikkagi peab sööma. Poest ostetud vinnutatud liha on nagu päris kõva. No, ta on nii kuiv, vaata lastakse üle, pannakse asjad kappi ära ja siis lastakse üle ja siis ongi see teema, et sa ostad selle mingi üüberkalli hinnas, siis nendel on mingi 100 euri kilo aine, ostad küll mingi grammiga, saad seal mingid 5-6 euro kätte, siis see põhimõtteliselt ei aita süüa, see on mingi materjal aine, see ei ole üldse see. Aga kui ise teed vaata niimoodi, siis sul jääb ikka mõnus, vaata näpud jäävad ikka rasvast, korralik käsi. No kus sa selle nii peeniks viilu saad tehtud? No õige noaga lõikad selle Jaapani noaga, vaata. Vale noaga ei lõika. Vale noaga, muideks Ott su noad on veel garaažis, ma täna vaatasin. Ma toon sul tagasi need. Oled sa saanud hakkama üldse nüüd viimased pool aastat, kui noad mul garaažis on olnud? Pereelu on läinud nagu ta nüüd on. Nugade peale jälle? Üsna nugade peale, kui nugasid ei ole, nii et äkki saad tuua, ma saan ka mõne. Jaa, ma vaatasin, koristasin garaažis, vaatasin, näe, Ott siin noad. Mingi mõtetu nuga, aga see väike... Ei, mul seda ka vaja, seda rauda pole, võta tagasi. Väga kena tõesti. Ja siis on muidugi meie enda korjatud kollakas kukesee. Seda sa oled ka proovinud päris mitu korda juba, aina. Vist küll, jah. Ja see on ka väga mõnus. Oota, aga neid kukeseene variant, seda siis sööngi või? Jaa, seda sööki, jah. Need kukeseeni on ju päris mitu varianti, nagu maru sain nüüd. Jaa. Lehter ja kollased. See on nüüd kollakas kukeseen, kuna jalg on kollakas. Lehter kukeseen on selline, mille jalg on oranž. Siis on tume musttorbik kukeseen, tavaline kukeseen, kahvat kukeseen, igas seene on meil. Nii et see seenesaade oli meil ka päris lõbus ja kuna need seeni on nii palju, võib-olla teeme ühe veel kunagi, aga võiks vahepeal mingit testi tegema. Tulevikus. Nugasid on käiatud juba. Nugasid on käiatud, et huvitav, kui raadiokuulajad kuulavad ja tahavad teada, mis testi me teha tahame, siis te võite ise ka meile soovitada. Me oleme suhteliselt spetsialistid. Jaa, ma ka juba varsti. Me oskame siin igast asju teha. Ja näed, nüüd on selline snäkilaud olemas ja ei ole vaja osta poest paki krõpsu, siis mingi tipikaste lihtsalt lörtsti ja jälle õhtu peetud, eks ole. Ise saab ka teha, mis see nüüd maksma läheb siin, mitte midagi.
Ja seda saab ise teha põhimõtteliselt leiba ju. Ja see kõik vana leiva paned, viilutad ära ja paned ahju peale kuivama nagu vanasti ja ikka, see on nagu väga okei. Turvad rasva, siis natuke liha, seeni ka ja oledki tehtud mees või naine. Ja tegelikult sul on ju külalastele midagi teistmoodi pakkuda, et Ott tuleb küll ja pakub kohe seeni talle. Lihtne. Olemas. Kuigi ta seeni ei söö, aga pakub ikka. Söön, ausõna söön, see on okei söön. Võt nii on lood täna. Nii et pakkuge variante välja. Mida me võiks järgmine kord teha? Jah, mis testi me võime teha ja siis kohe teeme ennast targaks ja näitame teile, kuidas need asjad käivad. Ja paluks mitte välja pakkuda seda Surströmmingu testi. See ära siin. Meil on teised inimesed töötavad ka siin majas. Ja siis tegelikult see Raplat me ei hakka siin ära evakueerima. Nii et las olla. Ärme sellist asju teeme. Muidu varsti Surströmming, see maja läheks kummi nagu see konserv ise ja siis peaks mingi mitte olema selles pärast karantiinis, vaid sellepärast, et keegi avas seda konservi, et oleme siin 2 nädalat, Rapla on tühi, kõik on maal. Hei, mina olen Ants Uustalu ja Kokka koos minuga igal teisipäeval kell 12.15 Tre raadios ning kuule kordust pühapäeval kell 13.00.